tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on sellel nädalal või lähitulevikus valikud. Valikud on ees, mille vahel teie saate valida. Aga algame otsast pihta, vaatame siis kõiki kaarte. Esimese kaardina on mõõkade 7. Mõõkade 7 minu jaoks on kavala müügimehe kaart. See on varaste kaart, see on petjate kaart. See kaart räägib sellest, et keegi üritab teile müüa midagi, millel on varjatud vead, teie arvel kasu lõigata või teie tagant midagi varastada. Varastada võib ta näiteks ideid, võib ka materiaalselt midagi varastada. Et see on selline kaval kaart, et keegi väga libeda jutuga üritab teid ära rääkida. See on midagi nagu need telefonipettused praegu, mis on väga populaarsed. Edasi tuleb teil siit järgmine 7, see on karikate 7, see on valikute paljusus. See tähendab seda, et teie laual on palju valikuid, mille vahel valida. Teil tuleks teha otsus, aga selleks, et te saaksite otsust teha, peaksite te kõik need valikud läbi kaaluma ja vaatama, kas nad on teostatavad või mitte, sest nende valikute hulgas on ka neid, mis on lihtsalt illusioon, unistus, aga tegelikult seda ei ole võimalik teostada. Ta kas pole materiaalselt tasuv, võtab liiga kaua aega või on tal mõni muu viga, aga teda ei saa teostada. Et siin on väga suur mõttekoht. Esiteks nende valikute vahel valida. Et enne otsuse tegemist tuleks kindlasti kaaluda kõik plussid ja miinused ja vaadata seda, kas nad on teostatavad. Siis on see varaste kaart, et kõike, mis teile räägitakse, tuleks ka nagu kontrollida, mida pakutakse, mida räägitakse. Edasi tuleb teil siin müntide 4. Te olete nagu õigel teel, sest müntide 4 on kitsimehe kaart. See on selline kaart, kus inimene istub oma raha otsas ja ta ei taha investeerida ei raha, aega ega energiat. Et see ongi praegu minu meelest kõige õigem lähenemine, et mitte kohe tormata kusagile ja uskuda kõike, vaid istuda oma raha otsas, natukene mõelda ja vaadata, kas tasub üldse kusagile investeerida. Edasi tuleb siit karikate 3. Karikate 3 on minu jaoks selline sõbrannade kokkusaamine. Siuke pisike seltskond istub kuskil, kas läheb kohvikusse või istub lihtsalt ümber laua ja arutab. Teil on väga palju, mida arutada. Et arutage rahulikult. Aga mulle tundub, et te selle arutamise ja istumise käigus siiski selgust ei saa. Sellepärast, et siin all on kohe karikate 4, mis räägib tüdimusest, ootamisest, depressioonist, mõtlemisest. Teil ongi tõesti väga palju vaja mõelda sellel nädalal. Et mõelge siis rahulikult, sest edasi tuleb siit müntide rüütel ja müntide rüütel ütleb seda, et kõige tähtsam on ajastus. Et selleks, et need plaanid, mis teil laual on, mõnedki neist saaks teostatud või te peale nendega hakkaksite, on kõige olulisem ajastus. Ja viimase kaardina on välja tulnud karikate kuninganna. Tema on meie mõtted, meie tunded, ka meie suhted ja meie emotsioonid. Aga karikate kuninganna on rahulik. Ta jääbki kogu selle möllu juures rahulikuks. Ta vaatab lihtsalt kõrvalt seda, kuidas need asjad arenevad, mida pakutakse, mida räägitakse. Ja jääb selle kõige juures rahulikuks ja ilmselt teeb siis ka rahulikult ehk mitte nii nagu esimese emotsiooni pealt, vaid läbimõeldult mingid otsused, aga mitte praegu. Me küll oleme jõudnud tõusva kuufaasi ehk kasvava kuufaasi, aga ma siiski soovitaksin esiteks järele mõelda, mida pakutakse, teiseks natukene oodata
just et asjad lahtuksid ja võib-olla tulevad sealt siiski välja ka mõned üllatused, mõned vead, mida ennem ei pannud tähele või ei osanud lihtsalt näha. Et see karikate kuninganna on hästi rahulik ja nagu selles mõttes on ta hea sõbranna, et temale võib kõike rääkida, tema võtab asja rahulikult. Ta ei tee ühtegi otsust emotsiooni pealt, vaid ennem mõtleb, kaalub ja vaatab. Et soovin teile ka sedasama, vaadake, kaaluge, vaadake ja mõelge, mis teil laual on, mida sealt võtta, mida jätta, ärge uskuge kõike, mis teile räägitakse, ennem kontrollige. Jah, ja hoidke siis oma rahaasjadel silm peal, ärge jagage oma raha. Ega PIN-koode, mida nad siin küsivad praegu. Need telefonipetjad. Et me kunagi ei tea. Ka kõige targemad ja haritumad inimesed on kas päris õnge läinud või peaaegu õnge läinud, et olge ettevaatlik. Me kõik peame ette vaatama, kunagi ei tea, millal ja kus keegi üritab meil nahka üle kõrvade tõmmata. Aga teile soovin imelist nädalat, lihtsalt hoidke ennast, oma raha, oma vara ja ka oma ideid. Ärge laiutage oma ideedega samamoodi, kunagi ei tea, kes võib sealt kinni haarata ja enne teid neid teostama hakata. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.